Tere, Ivar! Tere, Reelika! Tere, head kuulajad ja vaatajad! Tere, head kuulajad ja vaatajad, kes meid YouTube'ist vaatavad, et osad on meid juba YouTube'ist leidnud. Nii et minu selja taga näete banaanipuid ja Reelika selja taga näete miskit muud. Kuidas džunglis elu läheb? Brasiilia džunglis on niisugune džunglielu, et pead ikka vaatama, et mürgiämbrikud tuppa ei roniks või kui nad ronivad, et kas nad ikka välja ka saavad ja et selline väljakutseid pakkuv, aga õpetab elus aktsepteerima olukordi selliselt, nagu nad on. Et kui sa ei ole oma mugavustsoonis ja oled pool aastat kuskil kellegi teise mugavustsoonis, siis see õpetab palju. Ivar, aga kui mõni peaks küsima, et miks seda endale teha? Noh, eks see, ma arvan, et ju võib-olla me oleme arutanud siin kodus, et üks asi, mida väga ei soovita nõrganärvilistel on teisest kultuuriruumist kaaslasega kokku saamine. Aga vaata, kui elu suunab kokku teid, et siis sellel on mingisugune põhjus ja mingisugune õppimise koht, et see mitte, et midagi oleks pahasti, aga lihtsalt selliseid väljakutse kohti on nagu omajagu, mida samas kultuuriruumis sul lihtsalt ei teki, et kui sa elad kellegagi koos, kellel on pere teisel pool maailma 11 000 kilomeetri kaugusel, et siis sa ilmselgelt satud väga teisi keskkonda. Turistina siin käies Brasiilias, mis ma 2 eelmist aastat käinud, et siis on üks vaade, aga kui sa elad nii-öelda koha peal, siis Instagrami taga on natukene teine lugu on selle kaadri taga. Aga siis sellega seoses et kui sa meid kuulad või vaatad praegu, et siis vahepeal siin käib elu, papagoid on mul pea kohal lõugavad, naabrid ehitavad maja ja veoautod saabuvad maja ehitusele ja mõni naaber saab oma lapse peale vihaseks ja koerad hauguvad. Et kõik toimub ümberringi, nii et kui sa tänast episoodi kuulates oled häiritud taustahelides, siis saab aktsepteerida tegelikkust. Harju ära. Harju ära, jah. No nagu siin on see elu Brasiilias, harju ära. Või kes on elanud, ütleme, ma ei tea, Euroopa kultuuriruumist või ka USA kultuuriruumist väljaspool sellises väga teistsuguses kultuuriruumis, et ma arvan, et tajuvad ära, et tuleb õppida tegelikkust vastu võtma. Tegelikult see on ülitatud, minu enda taielu oli ka, mul vahepeal kuked kiresid, keegi seal midagi lammutas, et päeva lõpuks kuidagi ei tee ennast nendest väljagi, et sul on kuidagi oma mullis väga hea olla, on ju. Aga teinekord sa tahadki kõike just kuulata, näha kogu seda ümbritsevat, et kuidagi tajuda seda elu, on ju, et sa ju koged seda tegelikult päeva lõpuks kõik enda sees, et see on ka selline huvitav eksperiment endaga, mida teha, on ju. Jah, ma olen ülitänulik selle eksperimendi eest loomulikult. Meil on veel 3 kuud ees, nii et eks ole näha. 2 kuud on enam-vähem vist 2 kuud on selja taga, natuke üle 3 kuu ees, nii et seda Eesti vaikust hakkad ikkagi aina rohkem armastama, aga tõesti, nagu sa ütlesid, ühel hetkel sa isegi nagu ei kuule neid asju, mis ümberringi toimuvad, et kuidagi nii harjud ära, et see koer augub öösel mingi 5 tundi, sul naabrite koerad omavahel auguvad ja siis kanad hakkavad karjuma ja sa isegi aina sügavamalt magad, sest et sa kuidagi õpid seda kõike välja lülitama vist. Aga inimesed on ikka tegelikult selles mõttes vägagi kohanemise võimelised. Ainuke variant, miks ei ole, on see, kui sa ise ei luba seda olla või arvad, et sa ei ole. Et põhimõtteliselt me tegelikult ikkagi suudame kohaneda kõigega. Jah, nii ta on jah, et mingis kontekstis ju tore ja mingis mõttes ka kahju, kui me mõtleme siin organisatsioonide kontekstis. Ma siin teen ikka online'is üks-ühele töid ja mõne grupiga, et siis ikka aeg-ajalt jälle kuuled, et kuidas inimesed nagu kohanevad millegagi, millega nad ei peaks kohanema tegelikult. Et eelmine aasta ka, kui ma siin Brasiilias olin, et siis ka kuidagi jõudis kohale see, mis on võimalik valida, on nii suur nagu seinast seina, ja sa ei pea kohanema sellega, mis sulle nüüd esialgu kui ette tuleb, et sa võid alati valida midagi paremat. Et kuidagi see kohanemine, me kohaneme, aga see on positiivne pool, aga ka negatiivne pool on selles kohanemis, et me justkui nagu anname alla mõnikord. Just, et need varjuküljed on ka nagu nii-öelda olemas. Kui see kohanemine muutub selleks, et sa nagu nii-öelda lepid ja ei näe muid võimalusi, siis ta on võib-olla pigem selline kaldu meid kahjustavale poolele, on ju. Aga kohanemine ja aktsepteerimine, et asjad nii nagu nad on, ja teha uus valik, see on jällegi selline küpsuse märk minu jaoks tänaseks.
Jah, nii ta on. Niimoodi rahulikult rääkides, aga kui sa oled selles protsessis sees, on ju, et kus sa nagu nii ei saa. Üks hea tuttav, kes on aastaid elanud Brasiilias, nüüd elab Eestis tagasi, ta ütles, eelmine aasta ma kohtusin temaga siin juhuslikult ja siis ta ütles, et Brasiilia on selline, mis paneb su pea plahvatama eestlasena, aga ta röövib su südame ka ära, on ju. Et noh, miski siin on, aga pea plahvatab, eriti sellisele korralikule eurooplasele ikkagi pea lööb plahvatama, kuidas saab olla asi nii, nagu ta on. Jah, mida ma siin nüüd kogen näen. Aga kuidagi ma vist oma järgmise raamatu kontekstis, kus ma räägin sellest nii-öelda sellist kaosest ja korrast ka natukene ja kvantfüüsika põhimõtetest, mis on ammu juba tõestatud, aga juhtimises me ikka üritame 17. ja 18. sajandist pärit põhimõtetest kinni hoida, nähes, et see ei tööta. Et siis jälle lugedes kaose kohta, et siis ka kaoses on kord, on ju, et ühel hetkel, kui oled niimoodi pikemat aega siin kohapeal, siis näed, et see kaos, mis on, see on tegelikult väga korrapärane. Sellel kõigel on mingisugune oma nagu põhjus ja üks päev oli tore situatsioon, sõitsime kuhugi eraldi randa ja saare peale ja sest siin tavasuurtes randades väga ei soovita käia turistina, tore pilt ära teha, aga rannad on ikkagi need, kus kohalikud käivad, sellised vaiksemad, kus sa pead teadma, kuhu minna. Ühesõnaga, tulime siis sealt selle saare pealt tagasi selle paadiga ja jõudsime ühte nagu väiksemasse randa, kus oli ka mingi kohvik ja mingi restoran, mingi öömaja seal justkui. Ja siis mitte kedagi seal muud ei ole ja siis üks naine jookseb järgi täiesti segases sellises portugali keeles, üritab küsida, et kas me lähme lähemasse linna, on ju. Ma suunasin oma kaaslase juurde, sest mulle tundus, et ta räägib sellise tugeva aktsendiga portugali keeles, et ma ei saa lõpuni aru, kui ta edasi hakkab rääkima. Ja siis tuli välja, et nad olid purssisid Portugali keelt, nad olid itaallased, kes olid, ütleme, 60-ndates paar, mees ja naine ja olid siis ka sinna nagu randa läinud, sest et teadsid, et suurtes randades ei tasu käia, tasub minna kuhugi väiksemasse, Uberiga läksid. Ja Uber lubas neile siis järgi tulla mingi kell 5, on ju. Kell oli 5, 5:30 on siin pime. Uber ei tulnud. Saatis neile lihtsalt sorry. Ja siis, sest et see on täitsa normaalne siin, et sa lihtsalt saadad, sorry, okei, ei õnnestunud. Et saa hakkama. Siis me tõime nad siia lähemasse linna ära, endal ei olnud plaani minna, aga viisime nad siis ära. Ja siis kuidagi nendega rääkides, siis see mees, kes rääkis inglise keelt ka väga hästi, et kõikides sellistest kultuurides, mis eurooplasele tundub nagu arusaamatu. Mul nüüd see mingi naabrite ehitusauto sõidab mööda. Et kõigel sellel on nagu ajaloos olnud mingisugune praktiline põhjus, miks niimoodi tehakse. Täna ei pruugi seda praktilist põhjust enam olla, aga kuna see on jäänud nii tugevalt sisse, on ju, et siis see praktiline põhjus on alati see, miks asjad on nii, nagu nad on. Ja see kuidagi rahustas mind hästi palju, nagu vaatame neid asju teistmoodi, et kõigel, mismoodi tehakse, sellel on praktiline põhjus, kas ta täna enam kehtiv on või mitte. See pole nii oluline, aga kuna see praktiline põhjus on nii suur vajadus inimese jaoks olnud, siis ta lihtsalt toimib selliselt. Good point. Ja ma arvan, et ka organisatsioonides või ka üks-ühele inimestega töötades, et ei ole olemas nagu ebameeldivaid inimesi või mingit situatsiooni, mis on halvad. Sellel on mingisugune praktiline põhjus ja kuniks me seda praktilist põhjust kätte ei saa, siis me lahendamegi seda pealmist kihti ja oleme sellega rahulolematud ja proovime midagi muuta ja siis see muutus ei toimu, sest et see praktiline põhjus on endiselt seal all olemas. Väga selline nagu kastist välja näide on ju Brasiilia kontekstis, millega väga paljudel eurooplastel on keeruline harjuda, on see, et Brasiilias ei visata WC-paberit potti. Nii et kõike, mida sa puhastad siis endal, siis kõik läheb kõrval olevasse korvi. Mis seda korvi sa ju kohe ei vii prügikasti, on ju. Ja see seal, siis just käivad külalised ja kõik ja siis see korv on seal ju kõige nende paberitega. Ja see on väga vastik, väga ebameeldiv. Aga sellel on praktiline põhjus, sest et lihtsalt siis, kui hakati ehitama torustikku, siis olid väga väiksed torud nagu kättesaadavad ja praktiliselt nagu pandavad ja niimoodi ta on nagu jäänudki.
ja aastal 2026 keegi ei hakka neid välja vahetama, neid torusid on ju seal, et ja siis seal ongi need paberikorvid, seal on siuke, no mingi väga pisikesi asju on ju, et või sul on potid-pannid on sellised, mis on ei ole väga selline keskmiselt ikkagi ei ole tefloniga on ju, ja siis sa pead neid kraapima ja ei ole sooja vett. Et ikka rikkamates kohtades on soe vesi, aga tavaline koht ei ole sooja veega. Kraanist tuleb alati külm vesi. Ja siis sa kui sa praed midagi, siis sa pead pärast leotama seda asja. Ja siis sul on kuskil kogu aeg mingi leotamise pott. Ja see on siuksed nagu väiksed detaile, millel on kõigil väga praktiline põhjus. Aga ja siis tuues meie need paralleeli siin organisatsioonidega ja inimestega töös, et kõigel, kuidas inimene käitub või miks ta nii käitub, sellel on mingi praktiline põhjus tema ajaloos olnud. Ehk et kõigil on mingisugune põhjus on ju või mingi praktiline väärtus, miks tehakse. Ma arvan, seda on hea ka küsida, et kas me teeme seda sellepärast neid asju nii, sellepärast et nii on alati tehtud või mis nüüd võimalik vaata on, et eks see on ka siuke hea märkab see koht, sest hästi paljud inimesed räägivad, et nii ongi ja nii on kogu olnud, et eks see on ju ka meie uskumuste koha pealt, et mingi asi on nii reaalne, sa ütled, et nii ongi. Nii ongi. Tegelikult nagu sa ei taba seda ära, et see ei ole niimoodi. Nii ma olen harjunud, on võib-olla see õigem. Nii ma usun, nii ma olen alati neid näinud ja loogiline, et su nagu sa ka kvantfüüsikat tead ja õpid, et siis on ju samamoodi. Ta näitabki sulle seda, mida sa usud. Kõik näitabki sulle seda. Sa ei saagi midagi muud olla, sa ei saagi mitte midagi muud märgata, sellepärast, et sul on nii kindel veendumus ja uskumus see on ju. Jah, üks ma ei kirjeldanud sulle, me eile pidime podcasti salvestama, aga ei salvestanud eile, kirjutasin sulle viimasel hetkel, kas me salvestame täna, on ju. Ja see põhjus oli lihtsalt sellest, et päike tuli välja. Päike tuli välja ja kuna päikest ei olnud mitu nädalat olnud, siis oli vaja minna randa. Sest et päike 2 tunni pärast läheb ära. Kuidas? Sa lihtsalt hülgasid mu päikse pärast. Ma lihtsalt hülgasin su päikse pärast, on ju. Ma mõtlesin, et ma ei hakka pikalt kirjeldama, et ma pärast kirjeldan, aga ma praegu nüüd salvestamise ajal siis kirjeldan sulle. Sest et pikalt ei olnud ja nüüd oli see võimalus, kus oli võimalik minna. Ja siis me kasutame seal 2 tundi ära. Sest täpselt sellel ajal, mis ma planeerisin salvestada, on ju. Ja siin sellised asjad juhtuvad kogu aeg. Ehk et midagi tuleb vahele, mis hetkel nagu ma saad aru, et see teine asi tegelikult on ka valmis ehk ootama, kuigi on ebamugav, ebaviisakas võib-olla. Aga praegu sa pead seda olukorda ära kasutama ja see võib olla ka teistpidi, see oli selle päikse pärast on ju, oli vaja minna ja nüüd oli vaja minna, sest et pikka aega oli vaja minna, on ju, et mingi sisemetung oli minna. Aga sama asi on, et vihma sajab on ju siin piirkonnas, kus me oleme, kui vihma sajab, siis kogu linnal läheb elekter ära ja kõik on harjunud sellega ja asjad muutuvad ja siis sa lihtsalt aktsepteerid seda, et see tegelikkus niimoodi on, et see ajast nii-öelda kinnipidamine näiteks, millega me oleme nii harjunud, ütleme põhjapoolkeral, kus meil on vaja ajast kinni pidada, sellepärast et ka ellu jääda, siis siin see ajast kinnipidamine on selline, et sa näed ära praktilise põhjuse, et miks ajast ei ole võimalik kinni pidada. Sest et selle looduse rütmis elamine on oluliselt nagu kuidagi loomupärasem, kui meie võib-olla harjunud oleme selliseks tehislikus keskkonnas. Aeg on ju niikuinii meie enda poolt nagu nii-öelda loodud ja mis on see minu arust kõige valusam koht selle koha pealt, et me topime ja me täidame need plaanid ja siis me pärast tunneme nagu süüme pinnasid, sellepärast et me ei saa nendest asjadest nagu kinni pidada, vaata on ju. Ja see on minu meelest kõige parem õpetaja, et tegelikult seal taga on see enda nagu, kuidas ma ütlen siis, mitteväärtuse või ebapiisavuse tunne nii tugeva on ju, et ega me nagu niisama neid asju seal täis ei topi, et ikka jälle seda samat valutunde, et see saaks nagu tervendatud on ju või ma ei märgatud on ju, et sa ise lood endale lihtsalt mingisugust lollust kogu aeg. Jah, nii et vabandust, et ma eile päikest prioritiseerisin sinu asemel. Ma olen väga happy selle üle, et kui inimene naudib oma nagu nii-öelda olemist, siis väga okei. Ja meil oli see alati teine päev olemas ka taskus. Just. Kui oleks tänaval nii, et jah, viimasel hetkel enne eetrisse minekut, siis ilmselgelt ei teeks seda, on ju, aga et kui tagatasku on olemas, et siis jah, sest et vaat ongi, et see päike tuleb välja, ta on 2 tundi väljas ja peale seda sa tead, et ta läheb jälle ära.
ja siis sa oled õhtul siin pimedas ja siis on taevas selge, on ju, ja siis sa ei saa seda kasutada, on ju. Ja seda oli huvitav näha, kuidas eile ka niimoodi inimesed liikusid siis mere poole ja siis jälle liikusid tagasi, sest et oli see aken, mis oli vaja ära kasutada selleks, et minna ujuma. Aga elu ongi valikuid ja minu meelest see on väga hea juhtimine, kus kohas sa teed valikuid sellised, mis sulle päriselt siis meelepärane on. Et ka mina olen olnud sellel viimasel nädalal sellise harjutamise või praktika juures, oma vaimse praktika juures, kus kohas ma nagu, kuidas öeldakse siis, disappointin, nagu valmistan pettumusi ja mitte sellepärast, et tahaks kellelegi pettumust valmistada, vaid sellepärast, et ma nagu pigem tuginen oma nagu nii-öelda eelistusele, et mis mul siis, mida ma eelistan sellel hetkel. Ja tegelikult ma näen, et ega see tegelikult inimestele väga hullult ei mõju, et see on jällegi olnud enda kontseptsioon, ehk et väga hea praktika, et teha päriselt nagu valik selle järgi, mida ma täna eelistan. See nõuab tugevust enda sees ja kindlust enda sees, aga jällegi, miks me ei täida võib-olla mingeid asju ja püüame nii hullult nendest kinni pidada ja kõiki neid nii-öelda siis kontseptsioone, ideid, lojaalsuse ja usalduse mõttes, mis on meile siia nagu kirjutatud, kinni hoida, ongi lihtsalt see, et me tahame kuuluda, tahame meeldida, me ei vali mitte kunagi nagu ennast, ja kui sa ühel hetkel sinna nagu seda nagu katki seda mustrit ei tee, isegi kui see on väga valus, siis sa jäädki sellesse mustrisse, et ma arvan, et see on selline hea koht ja mul on väga hea meel, et sa tegelikult tegid valiku, mida sa eelistasid. Saab, mis saab. Kui mulle poleks meeldinud, mis siis oleks saanud, see oleks minu probleem olnud ju. ja vaata, ongi teoreetiliselt on hästi tore rääkida nendest asjadest, vali iseennast ja nii edasi, aga lõpuks ongi sellistes väikestes sammudes, väikestes tegevustes, et kas sa kasutad ära selle hetke, mida sulle loodus hetkel pakub või sa ei kasuta seda hetke ära. Lihtne on valida ennast siis, kui saad öelda, et tead, internet läks ära, ma ei saanud teha. Aga väga piinlik on see nüüd avalikult, vaata ka tuhandete kuulajate ees öelda, et ma lihtsalt ei otsustanud eile salvestada, sest et päike tuli välja, ma tahtsin minna randa. See on nagu nii hea välja, et tegelikult nii saab vaata, et sa oledki nagu enda elu juht, oma valikute, oma vajaduste nagu täitja vaata. Jah, nii et teoreetiliselt on seda tore rääkida, aga siis, kui päris elu praktikas on, et siis tuleb mingid süütunned ja piinlikkustunded ja nii edasi üles, et mis viivadki tagasi alati ka sellesse, sellel on mingi praktiline põhjus ka sellel tundel. Ehk et näiteks minu puhul see süütunne või piinlikkus selle eest tuleb kohe sellest, et mulle lapsepõlves ma ei saanud väga tihti valida enda vajadusi, sest et ema oli haige, on ju, ja ma pidin valima tema vajadust, on ju. Ja siis, kui ma seda ei teinud, siis ma tundsin süüdi ja sain ka neid süüdistusi, on ju, ehk et ei olnud valmis toetama, aitama ja nii edasi, on ju. Et see tuleb jälle kuskilt nagu kaasa, aga kui ma vaatlen siin näiteks kohalikku, kes valivad ennast mingil hetkel sellepärast, et nii on olulisem tema jaoks, ma ei taba küll, et mitte mingisugust süütunnet võiks tekkida, sest vastasel juhul nad seda ei teeks väga tihti. Et ma arvan, et see on ka midagi, mida on võimalik siit õppida lisaks sellele, et lihtsalt tulla aktsepteerida asju sellisena, nagu nad on, aga ka see, et sul on õigus valida lihtsalt seda, et sa teed nii, nagu sina tahad hetkel. Loodame, et siis ei pandaks ainult seda nartsissisti või psühhopaati sulle selleks märgiks. No mina seda ei öelnud, praegu sina ütlesid seda. Kui inimene valib ennast, siis on vaja tal Ja. Praegu on jah lihtne, kiiresti tahame. Järsku me oleme ka siis liiga nagu nii-öelda, ma ei tea, mingisuguse saame selle märgi külge endale. No peaasi, et oleks ju diagnoos, siis on ju lihtne, siis ju ei pea ise tegelema. Peaasi, et oleks diagnoos, et on nartsissist või ADH või midagi muud, et diagnoosid mõnikord tulevad kiiremini, kui kliiniliselt tegelikult sellest põhjust on, on ju. Et peaasi, et oleks diagnoos, siis saab.
no eks seesama ju see meie ühiskonna ja ka või see ettevõtluses palju lahendame probleeme kogu aeg, on ju, et noh, igal pool on nagu solutions, on ju. Et noh, mulle natuke nagu kuidagi hakkab ka tundma, et nagu võib-olla oleks seal hoopiski, et lahustada see teema, on ju, et kaua sa siis nagu neid diagnoose ja neid probleeme nagu lahendada, on ju, et võib-olla nagu saaks aru, mis see algne nagu teema on ju, ja lahustaks selle. Et see võiks olla võib-olla palju ja looks väärtust, on ju. Et ma täna järjest enam mõtlen, kaua me neid probleemide lahendamise ettevõtteid siis ja asju nagu ajame, et võiks võib-olla astuda vaikselt sinna väärtuse loomise kohta, et looks väärtust. No aga probleem, ma just järgmises raamatus kirjutan sellest praegu, et jah, no see lahendamine on ju hea, kogu aeg saab midagi teha ja siis ei pea ju silmitsi seisma sellega, mida mittetegemisel esile hakkab kerkima, et kui mitte teha midagi kogu aeg või mitte rääkida on ju kogu aeg, et siis hakkavad mingid oma valukohad ja ebamugavused üles tulema. Et parem on ju toimetada, parem on ju aidata kedagi, et ikkagi päästa maailma ja klient panna esikohale või töötaja esikohale, siis ma saan kogu aeg kedagi aidata kogu aeg, päästa. Aga huvitav, kus kohas see kontseptsioon on üldse või ideoloogia on tulnud ja päriselt inimesed on selles väga tugevalt ju ka kinni ja ma arvan, ma olen isegi selles väga palju kinni olnud, on ju, et see selline sisemine nii-öelda missioon, mida sa nimetad missiooniks või kutse on justkui nagu kogu aeg midagi päästa ja midagi parendada või midagi nagu nii-öelda terveks teha, on ju, ja fix ida ka oma elu, on ju. Seal on vead tehtud, nüüd ma pean hakkama parandama ja tegema teistmoodi asju, et nagu seda viga parandada, et kus kohas see kõik tulnud ja miks me seda nii tugevalt usume, et see on see funktsioon või see selline idee, mille pealt elada, vaata, on ju. Mis valikuid meil veel tegelikult nagu nii-öelda on? No eks inimene tahab ju kogu aeg areneda ja kasvada vist või vähemalt selline uskumus meil on, aga ütleme sellises tehnilises kontekstis on ta ikkagi sealt ju 17. sajandist umbes pärit on ju, kui hakati justkui tükeldati ära, et kõik on oma järgnevuses ja kõik on justkui nagu masinlik, mida võtame tükkaaval välja, et seesama kvantfüüsika on täna tõestanud, et see nii ei ole, on ju, aga noh, psühholoogiliselt vaadates see, et me tahame aidata ja päästa ja toetada ja korda teha, et see on midagi, mis kõikidel inimestel on sees, üks trauma, millel on kaks osa, üks on ema ja teine on isa, ehk et meie kõikide sees on lapsepõlve, meie kõikide sees on tähelepanu vajadus emalt ja isalt ja keegi meist ei ole saanud seda sellisel kujul, nagu me oleksime seda tahtnud. Et on alati midagi, mis meile meeldib ja alati, mis ei meeldi, et see hülgamise haav saab sünnihetkest juba alates, et me sünnime on ju ja meid hüljatakse, visatakse süsteemist välja on ju sõna otseses mõttes ja hiljem, ma ei tea, ema läheb eemale kaugele, vaatab telefoni ja isa on rae kuskil on ju ja me ei saa seda tähelepanu, mida me vajame ja siis me hakkame teisi aitama, lootes, et ta annab meile siis seda tähelepanu ja suurt tänu on ju. Et ka psühholoogiliselt on kuidagi nagu loogiline, et see on meisse nagu sisse kirjutatud, et me tahame aidata, toetada sellepärast, et siis saada seda tähelepanu. Või tunda, et me oleme terviklik. Jah, just. Ja me oleme oluline kellegi jaoks. Muidu me nagu ei ole. Jah, ei olegi. Ma olengi terviklik, on ju. Mus on kõik olemas, on ju. Jah, mul siin kohe siin arvutikaane taga on üks põõsas, kus on ühesõnaga see õitseb ja siis koolibrid käivad siin kogu aeg siis seda nektarit võtmas. Ja praegu ka siin mitu tükki ja siis mõtlen, kas tema nüüd võtab seda nektarit sellepärast, et ta teab, et kui ta läheb sellest ühest õiest nagu teise, et siis ta viib seda nagu edasi ja siis see taim saab nagu kasvada, saavad hakata viljad tulema. Et suure tõenäosusega mitte, on ju, et ta ei aita suure tõenäosusega seda taime. Et see tekib lihtsalt sellest, et tema võtab seda enda jaoks, mis tema jaoks on vaja, on ju. Keegi omakorda tarbib teda, on ju, ühel hetkel, et me teeme nagu oma asja ja selle raames me kuidagi nagu puudutame teist, on ju, et seesama koolibri, ta ei tule, et ma teen nüüd rasket tööd, siin kannan õiest nüüd nagu seda, ma ei oska bioloogiliselt, ma ei mäleta enam täpselt need õiged terminid, on ju, aga kõik saavad aru, mis see tähendab, on ju, et siis see taim saaks nagu viljuda kuidagi, ehk et ta ei aita, ta elab oma elu ja tänu sellele, et ta oma elu elab,
toimub mingisugune protsess, mis jätkub, et see taim hakkab ühel hetkel hakkab siin osad juba õied siin on 6 aja jooksul juba läinud viljade moodi, siis keegi hakkab neid vilju siin sööma, on ju mingid suuremad linnud või apid, kes siin ka puu otsas on, et ja niimoodi see nagu toimub, ilma et nad keegi enda meelest aitaksid kedagi. Ja kõik tunnevad, et nad on olulised, väärtuslikud, ei ole isegi nagu võib-olla mingit ma arvan, et teist isegi pole oluline tunda seda, et ma olen oluline või väärtuslik. teavad seda. ma lihtsalt olen ja toimetan oma asju või elan oma elu. Ma arvan, et siin on nagu huvitav see tunda. Mina ükskord ka nagu mõtlesin sellega, et kas ma peaksin kuidagi tundma, et ma olen väärtuslik. Või piisab sellest, et ma lihtsalt tean seda. Et ma arvan, et paljudes kohtades ka armastust, kas ma peaksin seda tundma või ma teadma, et ma armastangi. et me võib-olla see tunnete asi on ka natukene võib-olla kuidagi vääralt tõlgendatud, et me eeldame, peaksime kõik asju kuidagi tundma. Ma ei astu enne mingit sammu, kui ma nagu nii-öelda ei tunne, et ma olen valmis, on ju. Jällegi nagu tunne. Et mis see nagu see tunne siis nagu täpselt vaata nii-öelda on ju. Et kas sellest saab siis nagu juhinduda, on ju. Et ma ei tea, ma olen paljusid asju elus teinud tundmata, et ma olen valmis. Ma tean, et ma teen, ma kuidagi astun neid samme ja teine hetk tuleb nagu mingi plokk ette vaata, on ju. Sa justkui nagu nii-öelda otsid seda tunnet, on ju. Et see on ka nagu huvitav, on ju. Ja ma olen ka nagu püüdnud elada selle järgi, et noh, tunne, aga et kuidagi nagu armastuse tunne, et see oleks nagu väga nagu vähekest. Ma sain aru, et nagu, aga võib-olla kõik ongi paigas ja õigesti, täpselt nii nagu need tunded nagu nii-öelda on. Et ma ei pea tundma, et ma olen väärt, ma ei pea tundma, et ma olen armastatud, ma tean seda. Ja siis ma näen seda. Ja siis ma kogen seda. Täpselt nii, nagu ma kogen. Et võib-olla siin on ka, et seda tunnete asja peaks nagu endast iga üks nüüd, kui nii-öelda vaatama, seda räägitakse nii palju. Ma ei tunne. Mida sa ei tunne? Me kõik tunneme. ma arvan, et see ühtepidi selline nagu loomulik nagu arengu teekond ka. Ehk et ma olen ka viimasel ajal palju mõelnud ja osade terapeutidega arutanud sellest, et see tunde nimetamine või see tunde nagu kättesaamine, et see on mingisugune nagu esimene etapp sellest, et üldse hakata nagu aktsepteerima seda, et nad lihtsalt on, neid ei ole vaja üldse kuidagi nimetada ja mingisugust nagu analüütikat sinna juurde panna, et noh, oma eelmises raamatus kirjutan ka, et tunne ja sellel on vastav nagu vajadus, on ju, see kõik on õige, aga see on õige kuni teatud etapini, kuni see nii-öelda noh, ma ei tea, see on võib-olla palju, aga noh, kasvad sellest välja või see ei ole su jaoks nagu enam oluline, sest et sa aktsepteerid kõiki neid tundeid meil on vaja nimetada, kui me ei aktsepteeri mingisuguseid, kui me ei aktsepteeri, ma ei tea, viha on ju, noh, aitajad väga tihti tahavadki aidata sellepärast, et need on mingi selline väljendamata viha sees, on ju. Et kui ma aktsepteerin kõiki neid tundeaspekte, siis need ei ole tegelikult enam olulised. Ja nende nimetamine ei ole oluline, sest nende nimetamine siis toob mingisugune analüütilise lähenemine, mis viib meid üldsegi nagu jällegi hoopis teisele tasandile, selle mõttetasandile, mis ei ole absoluutselt enam seotud sellise nagu heaoluga või heaoluga. Ma arvan, et heaolu on hea sõna, lihtsalt hea on olla, mul ei ole midagi vaja, mul ei ole midagi üle, mul ei ole midagi puudu, täitsa neutraalselt nagu vaatan seda situatsiooni, mis mu elus on. Ja väga sageli tegelikult pannakse nende tunnetele ka väga nagu piiravad tähendused, et ma just siin ühe ka Tegelinskiga seal suhtlesin ja tegime sükest coaching, ütles ka mul on ärevus. Ma ütlesin, kus tead, et see ärevus üldse on? Millest sa selle järeldasid? Et noh, võib-olla see on üldsegi põnevus. Võib-olla see on nagu uudishimu, võib-olla see on nagu midagi sellist, et midagi uut tuleb, on ju. Võib-olla üldse pole vahet, mis see on. Ja vahet pole, mis see on. Seda ära, koge seda lihtsalt ja taju seda kehas ja kogu lugu on. Et noh, selle tunde või emotsiooni uurijad on ka tuvastada. 90 sekundit on see enam-vähem, mis see kehas nagu püsib. Sellest nagu nüüd jahuda, me jahume sellest nagu tundide viisi. Aga lõpuks see koge see lihtsalt ära, luba endal kogeda seda, mismoodi elu on ju. Seesama, millest me alguses alustasime minu selle Brasiilias, et lihtsalt koge seda, mismoodi ta on praegu. Jah, mul vahepeal on tunne, et issand, lähen sinna Lufthansa lehele ja vahetan tagasi, et saada Eesti kevadet ja rahulikkust ja vaikust, on ju. Aga ei, siis ma lähen põgenen ära sellest, on ju ka teistpidi. Aga lihtsalt võta seda, mis on, koge seda, mis sul on. Noh, loomulikult see tuleb lihtsalt mingi hetk, on ju, kui sul on mingisugune situatsioon, et igapäevaelust seda ei ole enam, aga lihtsalt koge ja kogu lugu, mis sa jahud sellest. Just. Palju lihtsamaks läheb tegelikult nagu nii-öelda kogu see olemine, on ju.
täpselt, ma siin, kes mind sotsiaalmeedias jälgivad, et siis käisin siin matustel Brasiilias, vanaema suri ära ja siis ega huvitav nagu vaadelda seda, et kuidas inimesed nagu kogesid seda matuseprotsessi ja no see alati nii Eestis ka matustel käies vaatad seda, kuidas erinevad inimesed seda nagu kogevad ja kuidas vanaema ise seda protsessi koges, et noh, ta teadis, et ta on suremas, on ju selline kuuajaline protsess, on ju, ütleme, viimased paar nädalat oli siuke intensiivselt juba oli teada, et mingit ravivõimalust enam ei ole. Ja kuidas tema ise seda nagu kirjeldas, kuidas tema ise seda rääkis, kuidas ta nagu surmast rääkis, mida ta nagu mõtestas, mida ta oma inimestele, lähedastele siis ütles, mis ta oli ütlemata jäänud, on ju. See kõik oli nii ilus nagu, et ja lihtsalt nagu kogeda nagu ilusasti nagu surmaprotsessi, on ju. Ja kuidas ka pere seda nagu vastu võtsid, see lihtsalt see on üks protsess ja nagu kogemise osa ja mõnel on keerukam, on ju, mõnel on võib-olla see spirituaalsus nagu rohkem nagu oma maailmavaates, mõnel on nagu vähem, on ju. Et siis, aga see kogemine, et seal ei olnud mingisugust nagu valu selles mõttes nagu emotsionaalset valu, seal oli nagu puhas neutraalsus vanaema poolt. Istusime seal voodi ääre peal ja rääkisime ja tema kirjeldas elu ja oma elu ja oma, mida ta usub, et peale surma saab ja samal ajal ütleb, et aga need lõppkokkuvõttes vahet ei ole, mida ma usun. Et on see, mis on, ega mul siin noh, praegu ka ma võin siin istuda ja loota, et noh, siin keegi leiutab mingi ravi selleks, aga noh, no ei ole, kui mu vähk on kasvanud nädalaga 50%, no siis suure tõenäosusega see ei muutu, on ju. Ja lihtsalt ma kogen seda praegu. Mul on füüsiliselt jah ebamugav, aga emotsionaalselt ma olen väga valmis ja mõtteliselt väga valmis, mida mul veel nagu elult tahta, et kõiki ma teiega olen koos olnud ja nüüd ma olen isegi selle koera ära näinud sealt Eestist, on ju, et ma mõtlen, jah, et kõik asjad on nagu nähtud praegu, on ju, et see oli nagu. Ma olen teisaga ka 2 aastat tagasi, kui seda surmateekonda läbi tegin, ta ka ju 4 kuuga suri, on ju, teadasaamisest, diagnoosi teadmisest. Ma võin öelda, et ka, et kuidagi ma hakkasin ka surma nagu teisiti üldse nagu vaatama, on ju, ja tajuma ja mul on tunne, et sellest ajast saadik on ka selline kaotuse valu minust tervenenud, on ju, et ma arvan, hästi palju eelnevalt mind piiras ja hoidiski tagasi ka hirm kaotada ja valu kaotamise osas, on ju. Ehk et miks me hoiame ennast nii väiksena, nii madalana, nii, kuidas ma ütlen, me ei aktsepteeri oma väge, me tegelikult on olemas vägi, me lihtsalt ei aktsepteeri seda, on ju. Me arvame, et teda ei ole, on ju, või whatever, see on ka niisugune illusioon. Ja lihtsalt selleks, et mitte tunda valu, vaata, on ju. Et see surm on valus, arusaadav, on ju, aga kui sa seda oled nagu protsessis läbi teinud, et mõned käivad ju teevad ise seda läbi, on ju, aga kui sa seda teed teadlikult läbi, siis ta ei ole tegelikult valus, ta on vastupidi nagu kuidagi selline mingisugune nagu lõpetatus ja midagi mina usun küll, et kuskil see hing siis nagu nii-öelda jällegi üheks nagu sulab ja uuesti ta siia sünnib, on ju, et mul on vähemalt hea tähendus sellele antud, on ju, et midagi ei ole halvasti sellega seoses. Et keegi ei jäänud et millised tähenduse sa annad. Ehk et see, ja ma arvan, et kui ma siin organisatsioonidest ja töötamisest üldse, et noh, see nii-öelda ebamugavus, kus me oleme, mida me kriisiks nimetame, kus me oleme ammendanud need meetodid, mismoodi seni on saanud nagu töötada ja uusi veel ei tea, et see tundub, et me nagu tähendus on nagu ära kadunud. Et noh, praegu on nüüd saanud Eesti meedias rohkelt tähelepanu Rain Lõhmuse laused LHV-s, et peaks pühapäevati töötama ja nii edasi, on ju. Kusjuures sellega seoses mulle väga meeldis Paavone vastus, kes ütles, et noh, väga paljud inimesed töötavad pühapäevati, kogu teenindussektor töötab pühapäevati, et mis see mõtted on ju. Okei, aga noh, et Rain Lõhmuse mõte oli see, et sa peaks kirega nagu tegema ja siin ei ole nagu vahet, milline see kellaaeg on, kus sa nagu töötad, on ju. Et ma arvan, et see kirega tegemises on nagu väga oluline point, et väga paljud inimesed töötavad vales kohas, on ju. Ja ehk et nad ei tee asja, mis on nende kire asi. Ja see oma nagu õige koha leidmine, selle tähenduse leidmine, ehk et ma teen midagi tähendusega, siis ja kui keegi tuletab meelde, et aga võib-olla sa ei teegi tähendusega seda, võib-olla sinu jaoks ei tähendagi see midagi, mida me siin teeme, siis sa mõtled, mis mõttes, see on ebaõiglane, on ju. Aga see point on selles, et me leiaksime uuesti oma tähenduse üles, mida me tahame teha ja me teeme seda kirega, nii nagu me seda podcast'i siin teeme, et uues hooaeg juba teeme
see on meie jaoks tähenduslik. Mhm. Tore, kui keegi vaatab ja kuulab. Mhm. Aga see on meie jaoks tähenduslik, see meie jaoks midagi annab midagi läbi mõtestada, nagu tänane osa ka, et kuidagi me lihtsalt arutame asjade üle, aga tulevad need teemad üles, mida hetkel on tähenduslik arutada meie jaoks. Ja ma arvan, et nagu üldse inimestel ka selle tähenduse, me oleme tähenduse puudumise nagu kriisis. Meil ei ole tähendust sellest, mida me teeme. Ja siis me selleks, et selle tähendust leida, siis me hakkamegi, ma ei tea, päästma või aitama või ma ei tea, paneme kliendi esikohale, et siis leida mingisugune tähendus või kui sinu enda elul ei ole tähendust, siis see teiste aitamine ei anna sellele tähendust. ja ma arvan, et seda tähendust otsida pole ka pointi, et mina ka püüdsin tähendust otsida, kuni ma sain aru, et tegelikult ei olegi mitte mingit muud tähendust kui see, mille ma ise annan, on ju. Ja see annab sulle niisuguse vabaduse ja väe ja jõu, on ju, et sa tegelikult saad ise luua tähenduse oma nii-öelda asjadele. Küll aga mis puudutab nagu tööd ja tegemist, siis minu vaade on täna nagu see, et ma olen olnud ära kadunud töösse ja ka nimetanud seda tohutuks armastuseks ja ma olen väga tänulik, sellepärast et tegelikult sellest kogemusest ma õppisin tohutult palju ja need tänased oskused ja võimed on ikkagi väga paljustki selle kogemusest nagu tulnud, on ju. Küll aga ma ikkagi ka ise nii-öelda koolitades või ka siis juhendades alati ütlen nagu seda, et sa ei pea oma tähendust ja ettevõtte tähendust üheks panema, et nad saavad väga ilusti nagu koos toimida, et ära kaota ennast ära sinna, on ju. Et ma arvan, et siin võib-olla ka väga paljud suurorganisatsioonid kohati tahavad, kuidas ma ütlen, et see olekski põhitähendus, ettevõte ja töö, on ju. See ei ole tõde, meil on elus nii palju valdkondi ja me tahame elada terviklikku elu ja et meil oleks elus kõik, mis me soovime, on ju. Et võib-olla tänases kohas töö ei ole ainuke tähendus, mida ma nagu ütleks, on ju, et meie elu tähendus ei ole töö. Ja ka minu töö, mida ma täna teen, ei ole minu nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen siis missioon või tähendus, ma teen seda, ma armastan seda, mida ma teen ja ma teen seda seepärast, et see on mulle endale oluline, ta on minu väärtuste ruumis ja ma näen, kus ma saan väärtust luua oma nagu oskuste teadmistega, mida ma olen 25 eluaasta või töökogemuse aasta jooksul lihtsalt nagu nii-öelda õppinud, et ei tahaks seda kuhugile nagu minema ka visata, on ju, et ma olen ju selle nimel ikkagi igapäevaselt välja ilmunud, on ju. Aga ta ei ole minu nagu elu tähendus, sellest ma sain aru ja ma otsustasin enda jaoks niimoodi, et on aspekt, kuidas ma ennast nagu nii-öelda ja ta on tegelikult ka väga tihti minu jaoks selline enda avardamise tee, mis veel võimalik on ju, et ta on mulle endal oluline lihtsalt ja ma ütlen ka, et tee tööd, et ta on sulle oluline. Et see ongi sama, et kas sa teen seda sellepärast, et ma ei tea, et ettevõtet teenida või palka saada, need on kõik tegelikult sellised nagu minu jaoks täna nagu nii väikese mõjuga tähendused. Et siin ma tõstaks ise ja nihutaks enda teadlikkust, mis veel võimalik on. Ma nimetan seda teadvuse nagu tõstmiseks või avardumiseks. Järgmine arenguetapp ongi teadvuse tõstmisest, ma arvan, kogu inimkonnal, aga see tähenduse temaatika ja ääremärkusena veel selle Rain Lõhmuse kommentaari osas, et see oli üks aspekt ainult, et seal on väga palju positiivseid asju, mis tema mõtteavardustes on, aga seal on väga palju asju, millega ma ei ole nõus. Ma olen siin nagu kirjutan juba pikka aega mingit pikemat arvamusartiklit selle teema, ma olen üle 12 erineva nüansi kõigest sellest nagu tuvastanud, mis on kas head või halvad või ütleme lihtsalt nad on, ei ole head või halvad, et on lihtsalt neutraalsed. Aga mitte sellesse ma ei taha praegu minna, võib-olla me järgmine kord, kui me kahekesi salvestame, et võib-olla võtame selle ette või ma ei tea. Aga selle tähenduse osas, et tähendus ei ole nagu tööl, aga mis asi see töö on, ma arvan, et see ka mõista, et mis tähenduse me anname mõistele töö, et mina olen jällegi nagu mõelnud niipidi ja võib-olla see ei ole olnud mu jaoks kõige kasulikum teatud hetkedel, kus ma tahaks rohkem rahu saada. Aga minu nagu töö, see ongi nagu see eneseväljenduse nagu osa ja eneseväljendus ongi see nagu tähendus, mis on minu jaoks nagu, et ma teen midagi tähenduslikku minu enda jaoks, et see minu jaoks nagu huvitav ja põnev, ma ei tea, ma õpin midagi, käin mingil koolitusel, sellepärast, et see minu jaoks nagu põnev ja sellest tekib mingisugune väljund, mis jätab maailma paremasse kohta või aitab inimestel rohkem nagu aru saada, mida tähendab inimeseks olemine, aga alustades eelkõige minust endast, on ju. Ehk et minu jaoks jällegi töö ja tähendus on kuidagi väga tugevalt nagu seotud mõisted või isegi nagu sama, et see ongi see eneseväljendus elus üldse. Ehk et ma teen midagi või ma olen midagi, ma ei teagi, ma isegi ei oska seda siin nagu sõnastada, aga et mulle tundub, et ma ei ole nagu samas kohas, mis sina, et ma panen selle töö ja tähenduse ikkagi nagu
samasse kohta, sest see on minu jaoks niivõrd põnev ja huvitav valdkond, kõik, mida ma teen. Aga samal ajal ma nagu saan aru, et ma võib-olla olen liiga palju sellega ennast samastanud. Mingil hetkel me seostamegi ennast mingi asjaga hästi palju, on ju, et ma arvan, et aga mina täna mõtlen seda, et ma ei seostagi ennast mitte millegiga, et need on mingid valdkonnad, mingid asjad, mis nagu ongi huvi pakuvad. Kõik, mida ma teen, on tähenduslik. Ma nagu ei lähe enam sellesse loosse, et miskit pole tähenduslik. Kõik, mis ma teen, on tähenduslik. No, mul oluline. Mingil viisil ta on mul oluline. Vahel ma ei hammusta seda läbi kohe, miks ta mul oluline oli. Siis ma nagu jälle taipan seda, on ju. Aga minu elus täna ei ole mitte midagi sellist, mis ei ole minule nagu tähenduslik ja oluline. Ma isegi ei räägiks sellist asja. Kui miski peab ära kaduma, ta nii näo kaob. et mingid asjad elus nagu tulevad ja lähevad, on ju. Aga et ma nagu ütleks, et mu elul on ainult üks tähendus või mingi üks missioon, siis ma valetaksin. Sellepärast, et nagu nii-öelda ma olen kõike, mis on ja tõesti erinevatel hetkedel on mulle mingid erinevad sellised nagu fookused, on ju, et ma ei päästa maailma, ma olen ja elan ja tõenäoliselt, mis ma teen siin ongi nagu see, et ma avardangi avardangi teadust ja toon seda ka teadmist nagu ja valgust nagu ka siis teisteni, on ju, et ma arvan, ma satun põhjusega nende inimeste, ettevõtete ja olukordade ja väljakutsete juurde, kus võib-olla ongi vaja mingit väikest nihet, väikest transformatsiooni mingisuguses nagu pisikses kohas, olgu see koostöös või olgu see juhtimises või olgu see nagu nii-öelda mõtteviisis kuskil nagu see väike nihe tekib, et saaks nagu nii-öelda siis see järgmine asi, kuidas ma ütlen, siis avalduda või nähtavaks saada, on ju, sest kõik ju eksisteerib, kvantfüüsika ütleb seda väga selgelt, kõik eksisteerib. Küsimus on lihtsalt see, et me ei näe seda, see ei ole meile nähtav, on ju, ja siis läbi mingisuguste tegevuste ja selleks, kelleks me ennast siis nagu nii-öelda peame, see ju nähtavaks saab, on ju. Seega mitte midagi pole puudu ja mulle meeldib sellest kohast täna tulla, et mitte miskit pole puudu, me ei pruugi seda lihtsalt nagu näha. Ja kui me seda lihtsalt ei näe ja ta on olemas, siis on ju palju suurem rahulikkus olemas. Kindlus, on ju. Küll see hetk tuleb, kui sa seda näed. Jah. Ma arvan, et siin on natukene see erinevus ka sellises, kui me üldistame sellises mehelikus vaates asjadele ja naiselikus vaates asjadele, et kui ma, ja mõlemad on õiged loomulikult, et meeste elus väga tihti selline kriis või ebamugavus on siis, kui neil kaob mingisugune tähendus või siht ära või nagu eesmärk ära, et see mõõk peab püsti olema, millegi poole minna, on ju. Et mingisugune asi saavutada, on ju, kas see on mõistlik või mitte, see on iseasi küsimus, on ju, aga et ja lihtsustatult on ju naiselik perspektiiv on selline nagu vastu võtta ja olla selles voolus on ju ja luua seda voolu ise on ju. Elu jätkub läbi naise ja nii edasi. Ehk et see, et võib-olla ka need, et meil on mõlemal õigus selles mõttes, aga ma nagu tajun, et mul peab olema mingisugune nagu eesmärk. Mul on ka. Absoluutselt. Ikka mul on sihid. Ja see eesmärk võib olema väga tähenduslik mu jaoks, meie maailma jaoks ja võib-olla ka see päästmise aspekt natukene saab olema, et mina ei saanud seda tähelepanu, mida ma lapsena vajasin ja võib-olla see ongi midagi, millest me ei peagi ennast nagu välja kasvatama, ja me peame pigem nagu tulema sellest, saama aru, et mille pealt ma aitan või mis on see aitamise motiiv. Et kas selle pealt, et tunda iseennast paremini ja kasutades teisi inimesi ära kui aidatavaid selle jaoks või on see puhtalt tuleb selle koha pealt, et tõesti teine inimene vajab hetkel tuge ja ma olen siin olemas ja ma ei mõtle isiklikest vajadustest lähtuvalt selle sama Itaalia paarikese näite kontekstis on ju, et meil oli plaan sinna linna minna on ju õhtul, aga ütlesin, et ei, me ei lähe sinna, me paneme poolel teel nad maha, kus on bussipeatus on, et nad saavad edasi minna, aga siis ma sain aru, et aga minu elus ei juhtu mitte midagi, kui ma lähen sinna linnakesse praegu. Ja sellest autosõidust sinna linnakesse seal tekkis täiesti uus nagu väärtus mu jaoks, ehk et ma pidin nagu korra nagu kõrvale panema oma selle eesmärgi. Ma isegi mäleta, mis asjaoludel ma seda rääkima hakkasin, aga et see oma sihi tõmbada, oma nagu nii-öelda asja võtab kõrvale. Oma plaani ja oma sihi nagu kuidagi kõrvale panemine, sest et see võib-olla kellegi teise jaoks on hetkel nagu olulisem ja tähendusrikkam, et kui minu jaoks nagu oma plaanist kinnipidamine. Mina teen sama, ma arvan, inimeseks olemise puhul on see väga ilus, kui me oleme tegelikult teiste osas lahked
heatahtlikud, hoolivad ja armastavad, et kui me räägime seda, me teeme sellest kohast, et see on kõik, ma arvan, väga-väga ilus. Aga ma ei saaks täna nagu lihtsalt nagu sa ütledki, et maailma kuidagi nagu nii-öelda, et vot see koht on mul valukoht, ma püüdsin sinna minna, et mul on mingi valukoht, mida ma tahaks nagu nii-öelda õudselt maailmas kuidagi muutust teha. Ja ma ei avastanud seda, ma ei leidnud seda ja siis ma sain nagu aru, et okei, need kõige suuremad väljakutsed, mis mul on raskused olnud, nad on olnud tegelikult kõik võimalused minu jaoks, nad on kuidagi nagu nii-öelda tulnud välja, ma usun sellesse kohta, et mõnikord elu valib meid väljakutseks, selleks, et me saaksime liikuda oma nagu mingile teele, mida me oleme tegelikult soovinud, on ju. Mõnikord me valime ise väljakutsed, on ju. Et selles suhtes kõik on perfect, on ju, et ma ei leidnud seda ja sellepärast mina võib-olla olen täna selles kohas, et mul ei ole mingit sükest ühte asja, aga mis minus on tugev hoolimine inimkonnast, see on küll. Tugev hoolimine inimkonnast, kasv inimesena nagu selles mõttes suursugususse, on ju, mind huvitab kvantfüüsika, mind huvitavad, kuidas see reaalsuse loomine, mul on mingid asjad, mis mind huvitavad ja ma toon neid praktikasse ja kui ma näen, et miski nagu toimib, siis ma annan selle teadmise edasi teistele, kellel võiks sellest kasu olla, on ju. Et ma olen nagu ise see eeskuju, see eksperiment, nimetame nii, et mida ma teistega eksperimenteerin, ma eksperimenteerin endaga, on ju. Et see saaks nagu siit öelda, vaata, on ju. Ma arvan, et see on enam-vähem sarnane koht, kuhu ma ka jõudsin siin mõni päev tagasi just, et me arutasime siin, et mul elukaaslane küsis, et mida sa tahad siis nagu maailmas muuta või juhtimisest nagu muuta, on ju. Et mis on see sinu see nagu sõnum, on ju. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et minu sõnumid enamasti nagu vastandavad sõnumid. Et sellised, et ma ei taha, et inimesed kogeksid seda halba, teist halba ja neljandat, viiendat, kuuendat halba on ju organisatsioonis töötades. Et ma justkui nagu võitlen millelegi nagu vastu, et see ei oleks niimoodi, nagu ta on praegu. Aga mitte millegi nagu poolt, et mismoodi see siis nagu võiks olla. Ja siis ma nagu oma mõttearendustes sellest diskussioonis ka jõudsin sinna, et aga lõppkokkuvõttes ei ole ka see oluline, vaid oluline see, et ma teen seda või ma tegelen nende asjadega, mis minu jaoks on tohutult huvitavad. Ja selle huvi käigus kuidagi ka selgub, et see, mille nimel ma nagu, mis on see eesmärk, millega ma nagu toimetan, et mulle eriti meeldib töötada juhtkondadega, kui gruppidest rääkida, ehk et midagi üheskoos avastada, mille peale nagu päeva alguses mitte keegi ei oleks tulnud, kaasa arvatud mina ise, et mitte minna tegema koolitust, et ma räägin teile tarkust, mida on enne välja uuritud, on ju, ja on töötanud, on ju, aga et me avastame midagi koos, millest meil kellelgi pole õrna aimu olnud. Ja see on minu arust põnev, miks ma kasutan nii-öelda sellist süsteemse juhtimise või organisatsiooni konstellatsiooni tehnikaid, teraapiatehnikaid, on mingid erinevaid sellised nagu inimese sisemusse, grupi sisemusse minevad nagu detektiivi nagu meetodid selleks, et see on lihtsalt nii põnev avastada, et okei, kuidas nendel see asi siin toimub, mis asi siin on nähtamatu, mida kui potentsiaali voolamiseks ei osata nagu ära kasutada, sest et keegi ei ole seda mitte kunagi näinud, on ju. Sest sellist kohustust ei ole mitte kunagi olnud, sellisel ajal ei ole sellist kohustust mitte kunagi olnud. Ja see on see, mis mulle meeldib teha ja selle huvi pealt ma kuidagi suutsin sõnastada enam-vähem selle, mida ma praegu sõnastasin. Avastada selle, mis takistab selle potentsiaali voolamist selliselt, mis ei ole pärit kuskilt teistest organisatsioonist või teistest ajast. Sest seda kohustust, seda organisatsiooni pole mitte kunagi olnud, sellel ajal, sellel ajastul, sellel kuupäeval pole mitte kunagi olnud ja sa ei saa kasutada teiste organisatsioonide õpitud tarkusi. Absoluutselt. Mina ka ei usu sellesse teiste organisatsioonide. Mina võtan ka sedasama, et sul on mingisugused elemendid, mingisugused sellised, kuidas ma ütlen siis, struktuurid, süsteemi, mida sa tajud, on ju, ja sa oskad nagu vaadata neid asju läbi ja kuidagi nagu tuua lauale ja võib-olla elavdada mingit asja, mis tahab tõusta ellu, on ju. Et see on ainukene nagu värk, aga ka ma olen nõus, et see pidev õpetamine aga seda on ka vaja teha. Ütleme niimoodi, et on ka neid kohti, kus kohas sa lihtsalt võib-olla räägidki nendest asjadest ja et siis saaks nagu ka olla nagu sarnasel tasandil, on ju, et see on nii, et nagu ongi selle inimvaldkonnaga tegeledes ongi, seal on nii palju erinevaid meetodeid ja erinevates etappides sa validki erinevaid ju tegelikult nimetame tööriistu, nõme sõna, aga ma midagi paremat siia praegu ei leidnud, on ju.
aga see ongi meie skills, on ju, et jällegi näha, mis aitaks selle tuua, on ju, lauale, on ju, et me ei peagi asju välja mõtlema, see kõik ongi tavaliselt olemas nendes inimestes, selles kooslustes, kogu see tarkus, kogu see teadmine, see ahaa-moment, on ju, et teha neid kogemusi, kus inimestest tõesti, ja käib läbi keha ja sa tead, et see juba, noh, saad aru, siin on see nihe toimunud, on ju, et see muutus on pisikene, ta toimub, et me oskame muutuseid ju märgata, et väga sageli organisatsioonides ei märgata neid. Oodatakse sellist tulemust, aga nad ei märka ära seda pisikest muutust, mis on toimunud, on ju. Et mulle täna ikka järjest enam meeldib nagu nii-öelda ka pisikeste sammude kaupa minna, et see pisike progress oleks ikkagi nagu nii-öelda näha, on ju, et ei jää kinni sinna tulemustesse, sest muidu on kuust aastast aastasse sama lugu, vaata, mida räägitakse, on ju. Aga tegelikult väiksed muutused, progressid toimuvad, lihtsalt ei märgata ja sellepärast seda suurt muutust ei tulegi, sest et kui sa ei märka pisikesi muutusid, siis kuidas saad üldse märgata, et midagi on muutunud? Tegelikult kogu aeg muutuvad asjad, kõik asjad muutuvad kogu aeg. see tähelepanu eesmärgilt protsessile on ju ja protsessile siis mitte sellises korporatiivsõnavaras on ju, et teeme uue protsessi või protseduuri on ju, et pigem sellele, et ma naudin teekonda, mitte teekonna lõppsihti on ju, et ma ja see teekonna nautimine viib meid sellele, et ma naudin seda hetke, kus ma praegu olen ja aktsepteerin seda, kus ma praegu olen, nagu me päris alguses rääkisime. Ma naudin ennast ja mitte neid asju, mis nad nagu nii-öelda on. Need asjad lihtsalt nagu nii-öelda on asjad. Sa naudid ennast kõike koos sellega, on ju, täpselt sama lugu, on ju. Aga väga sageli me naudime asju, unustame enda nautimise ära. No see on see kvantfüüsika ja newtonliku füüsika loogika, on ju, et newtonlik füüsika 17. sajandis kirjeldab seda, et ongi et inimene on justkui masin, mis on juppide järjekorras, aeg on lineaarne protsess, on ju, ehk et kõik on selline nagu tehniline ja sellepärast me tahamegi kasutada tööriistu, et me koolitusel oleks praktilisi tööriistu ja kõike asja tekitab mul alati allergilise reaktsiooni. Et kui keegi küsib, tahaks praktilisi tööriistu, aga miks te inimesed masinad on, miks te tööriistu tahate masinatega kasutada, on ju, et võib-olla hakkaks selleks pihta, et inimesed ei tunneks end kui masinad, kellega on vaja tööriistu kasutada, aga see selleks. Et see ja nüüd oma raamatus just järgmist nagu kirjutades siin sellest newtonlikust maailmavaatest ja kvantfüüsika maailmavaatest ja sellest, et kvantfüüsikast, et me ei näe seda, mis eristub või me ei näe seda, mis ka eksisteerib ja me ei oska sinna nagu hääletada ennast ja siis seda potentsiaali kasutada. Ja siis ma selle raames olen nüüd jõudnud mingisuguste raamatuteni. Elu ikkagi toob neid raamatuid. Vahepeal peletan ämblike teemale mingid imelikud olevused. Ja siis ma jõudsin ühe raamatuni, mille ma Eestis nii-öelda vaatasin riiulist. Ma peaks selle vist kaasa võtma. See on mingisugune aastaid mul riiulis olnud. See on üle 20 aasta tagasi tõlgitud eesti keelde. Tollal Pärnu juhtimiskonverentsi ja Fontes koos oli selle välja andnud, juhtimine ja loodusteadus. Ja kirjutab sisuliselt, mul on oma see järgmine raamat enam-vähem valmis, kirjutab sisuliselt samast asjast, samas järjekorras, aga lihtsalt üli nagu tehniliselt ja sellised, kui sa nagu kvantfüüsikast enne midagi ei tea, et see on väga keeruline aru saada. Aga see on eesti keeles ilmunud Pärnu juhtimiskonverentsi raames, kus nagu eliitjuhid koos käivad, on ju. Ja sellest nii-öelda reaalsusesse pole jõudnud mitte midagi sellest teadmisest, mis seal kirjas on. Sest et see usk sellesse nii-öelda, mis on 300 või 400 aastat meile nagu kinni jäänud, see on nii tugev, et me peame inimesi ja organisatsioone käsitlema kui tehniliste protsesside, mille tööriistad, mida me kasutame, KPI, OKR, whatever tööriistad, on ju, tulemusmeetodid, arenguvestluse struktuurid, mida iganes tööriist, on ju. Me oleme sellesse nii kinni ja kuigi ammu on juba tuvastatud, et on hoopis teised viisid. Ja eile ma hakkasin uurima kui teadustöid, mis on siis nagu kas magistri või doktori tasemel tehtud ja on väga palju erinevaid teadustöid. Eesti keeles ma ei otsinud, aga inglise keeles, mis siis räägivad sellest kvantväljas, kvantteadmisest, sellest, et meil on kõik potentsiaal kogu aeg olemas. Küsimus on, kuidas me sellesse nagu häälestume. Kõik on ka teaduslikult, ehk kui see teaduse usku ainult, et analüütikust, ka see kõik on olemas. Aga me ei rakenda, me ikka paneme edasi seda, et tahaks praktilisi tööriistu koolitusel saada. No come on,
mis tööriistu masinatele? oma tegelikult võimeid ära ja minu meelest, kui mina just eile istusin ja mõtlesin ka sellele, et okei, ma tean, ma olen teadvustanud neid ettevõtteid ja neid struktuure, neid süsteeme ja neid sihte, neid eesmärke, neid tööriiste, mida ma olen teadvustanud, aga ma usun, et tegelikult on palju rohkemat, ma lihtsalt ei näe neid. Ja tähendab seda, et kelleks mina pean saama või olema, kuidas nagu näha neid, sellepärast, et see reaalsus või see nagu kogemus ei ole niimoodi nagu ainult ühtne, nagu meie seda nagu näeme, vaata, ja loogiline, et kui su teadus kasvab, sul ilmuvad täiesti uued ettevõtmised, täiesti uued süsteemid, sa vaatad, kuule, näed, juba tehakse selliseid asju, et natuke sihuke time traveler nagu vaade küll, aga see kõik sealt kvantfüüsikast tuleb, et seal on see vaatleja nagu eksperiment on ju väga ilusti ära kirjeldatud. Eesti keeles mitu raamatut sellest samast juhtimine ja loodusteadus. Ma nüüd ei mäleta seda autorit, Väli on ju, raamat Väli on ju väga hästi teaduskatsetega ära kirjeldatud ja see Välja-raamat on, ma ei tea, mingi 40 aastat vana või 30 aastat vana või rohkem veel, ma ei tea. Väga ja eesti keeles olemas on ju. Jälle, et me ei kasuta ära seda, mis meile ka mitte lihtsalt, et mingisugune esoteeriline meil ole nähtav on ju midagi, on ju, siis me ei kasuta ka ära seda, mis meil on nagu raamatupoes kättesaadav, sest et see ei lähe minu maailmavaatega kokku, on ju. Ja ma parem olen kinni selles, et ma kirun ja proovin aidata ja päästa, kogu aeg toimetada, kui see, et ma nagu näen mingisugust nagu teist vaadet. Ja luban endale üldse vaadata mingisugust teist vaadet, et no tore, kuidagi väga minu järgmise raamatu põhine kohtumine, ma ei tea, sai. See oligi väike tiisur, vaata. Jah, oktoobri keskel peaks ilmuma. Kas see tuleb sul seekord audios või ikkagi prinditud kujul ka? Mõlemas. Okei. Jääme ootama. Ja. Aga et point ikka, ma mõtlen, millest me üldse täna rääkisime, et väga paljudest erinevatest teemadest, tegelikkuse leppimisest ja tunnete kogemisest ja kvantfüüsikast. Väärtuslikke mõtteid, mida võib nagu nii-öelda kaasa võtta, et sihuke minu jaoks oli väga kihvt vestlus ilma agendata, kuigi meil oli ju tegelikult plaan olemas. Meil oli plaan olemas, jah, aga elul on alati mingid teised plaanid, mis tahab nähtavale tulla, nii et tühjaneb plaanid. Ja see teine tuleb ära niikuinii selles mõttes need teemad, et lihtsalt sellel hetkel, kui on õige aeg, et see ongi see usaldus elu vastu, et kõik toimub ja juhtub täpselt siis, kui on nagu nii-öelda õige hetk. Jumalik hetk, nimetame nii. Jah. Ja ma arvan, et kui me oleks eile salvestanud, ei oleks sellist nagu mõttevoogu tulnud, oleks mingi teistsugune tulnud. Juusist pidi täpselt selline tulema. Ja mina täiesti usaldan seda, et mingil hetkel ma armastan olla voos. See annab kuidagi mingi energia, paneb liikuma ja siis panna see süsteemi ja struktuuri ja teha ka võib-olla väikseid plaane ja tegevusi. Väga ilus. Et kogu aeg olla nagu ainult süsteemis, plaanis ja tegevuses oleks väga kurnav, ma arvan, hingele. Hing tahab ikkagi vahepeal nagu nii-öelda sellist mõnusat, pehmet, uusi nii-öelda olemisi, kohalolu, et siis jällegi nagu minna sinna sellesse tuleviku loomisesse ka. Kuidagi hea sissejuhatus ka järgmisesse osasse on ju, et järgmine osa on meil juba ära salvestatud Sirje Kautsaarega, kes on Rae gümnaasiumi direktor ja räägime sellest, et millist tuleviku kompetentsi arendab kool on ju ja millist tulevikku me loome ja mida me nähtavaks tahame tuua, et väga põnev osa saab olema, et meie juba Relikaga teame, millest me seal räägime, aga siis... Lõime tuleviku ette. Jah, nii et 2 nädala pärast osa on siis juba Sirjega eetris ja siis me peale seda tuleme jälle kahekesi eetrisse ja siis võtame uue kokku. Täpselt ja siis juba läheme puhkama, nii et siuke väike nagu nii-öelda tutvustus meie sellisest plaanist. Jah, aga ma lähen nüüd randa, päike paistab, podcast on salvestatud ja ma lähen nüüd randa. Mõnusat olemist sulle sinna. Peatse kohtumiseni. Ciao.